Järgmiseks siis teeme andmeanalüüsi ja ülesande leiate te Moodle'ist, kuhu te peate olema sisse logitud ja peate olema ka avanud Google Drive'is enda nimelise informaatika kausta, kus on teised tööd. Lähme Moodle'isse kõigepealt ja Moodle'is kerite allapoole, kus te leiate teema andmeanalüüs ja siin on andmeanalüüsi tabel põhikopeerimiseks. Teete selle lahti ja siit see kogu sisu tuleb kopeerida teil. Teete Ctrl+A 2 korda, Ctrl+C ja lähete enda Drive'i kausta, enda informaatika Drive'i kausta, loote siia uue Google arvutustabelid ja siia teete Ctrl+V. Kuna ta on suur, siis ta võib pisut aega võtta, et pisut oodake ja siis ta tuleb siia. Ja siin on siis teil selline põhi ette antud. Ja siin hakkamegi seda tabelit üle vaatama. Kõige esimeseks leiate siit mõned lingid, kust ka andmeid leida. Näiteks Statistikaametilt leiate ka sellised, kuhu saate sisestada enda nime ja siis vaadata, kui palju Eestis inimesi antud nimega elab. Nii, aga teeme siis siin tabeli puhul. Et ainuke asi, mida ta ei kopeeri, on siin pilt, mis teil oli see funktsiooni kirjeldus, aga oluline on see, et iga funktsioon algab võrdusmärgiga, et seda pilti ei ole vaja teie tabelisse. Nii, ja esimeseks, kui on tabel olemas, siis siin pange pealkirjaks 3 klikki või 2 klikki andmeanalüüs. Nii, ja siit esimeseks teeme ära järjekorranumbrid, sisestage siia number 1, enter, number 2, enter. Ja teete aktiivseks esimesed 2, ehk hiirega lähete number 1 peale, hoiate all ja lasete number 2 juures lahti ja siia kõrvale tuleb teil hiirega minna ja et tekiks plussmärk ja kui plussmärk on tekkinud, siis hoiate plussi all ja veate viimase nimeni või teine variant, lähen tagasi korra, teete need 2 aktiivseks ja vajutate plussi 1, 2 hästi kiiresti ja ta viimasesse lahtrisse, kus on kõrval olemas lahter, teeb teil numbrid ka ette. Nüüd on 2 varianti. Nüüd järgmine asi, teeme aktiivseks järjekorranumber kuni viimane elukoht, mis on siin Rakvere, ehk oleks tabel aktiivne ja vormindame äärised siit. Kus on äärised? Kõik äärised. Et oleks tabeli moodi, ta näeks välja. Teeme kliki nüüd pealkirjad. Teeme ainult pealkirjad aktiivseks ja teeme Ctrl+B-ga need paksuskirjas, et oleks natuke eristada. Nüüd lähme funktsioonide juurde ja siin kõrval hakkame leidma mõnede andmete funktsioone ja nagu ütlesin enne, siis funktsioon algab võrdusmärgiga. Teeme võrdus ja kirjutame siia sum ja minule ta annab kohe ette teile selle summa ka. Vene keeles võib siis natuke muutuda see funktsiooni vaatepilt, aga kui ma vajutan siia summa peale, siis tekib siia sulg. Ja näiteks võtame, kuna pikkused on arvuga, võtame need, liidab kokku kõik pikkused. Olete hiirega siin esimese pikkuse peal, vajutate pikkuse peale, hoiate hiirt all ja veate kuni viimaseni ja lasete lahti. Siis ta võtab teil vahemikku. Ja kuna siin on olemas lõppu, ei pea sulgu lisama, vajutate lihtsalt enter ja arvutab teil summa kokku. Edasi on maksimum, jällegi võrdub, maks, näe maksimum, teen siia kliki ja jällegi võtan pikkuse väärtus, hoian esimest all ja viimaseni lasen lahti ja enter. Saan 184. Võrdub, min. Klikin siia minni peale ja peaks leidma kõige väiksema, enter. See on 154. Nii, average leiab aritmeetilise keskmise, jälle oleme siin lahtris, võrdub, average, klikin siia peale ja
võtame pikkusest esimesest kuni viimaseni, lasen hiirega lahti ja enter. 170,4. Nüüd count või siis count A. Count on see, mis loeb kokku nii-öelda väärtused, mis on lahtris. Paneme siia võrdub. Count. Ilma A-ta. Lihtsalt count. Count esimene. Ja teeme siit, kus meil on 183 kuni Rakvere. Ehk ta otsib teile need väärtused, kus on ainult arvud. Et ma tegin ka tekstid, et näidata ka, et näed siin 1, 2, 3, 4 ja 5 lahtrit on siis ainult arvudega. Kui ma panen enter, siis ta annabki meile siia 5. Nüüd võrdub, kui mul on count A, siis ja kui ma võtan siit selle sama vahemiku, aga nüüd lähme kõrvale ka, et võtame tühjad väärtused, siis ta arvutab kokku kõik, kus on nii numbrid kui tekstid. Ehk siit peaks tulema kokku 10. Enter. Jah, on olemas. Nüüd paneme võrdub ja teeme sama count, aga blankiga. Count blank. Ehk nüüd ta otsib need väärtused, kus ei ole arve või numbreid või tekste sees ja teeme sama vahemikku, mis enne 183 kuni siit kõrvalt ka 5 lahtrit. Ehk ta loeb kokku ainult tühjad ja neid on 5. Enter olemas. Nüüd, need me võtsime funktsioonid kõik siit lahtrist pikkuse või siis elukohaga, aga proovime ilma lahtreid aktiivseks tegemata ka funktsioone võrdub. Paneme siia produkt ja leiab korrutise. Näiteks mul on siin 5. Nüüd, kuna minul on eestikeelne, mina panen koma. Kui teil on venekeelne, siis panete semikooloni. Ja siia paneme näiteks 5 ja 6, ehk 5 on korrutatud 6-ga on 30 enter ja teeb ära. Aga minul ta automaatselt muudab, näete siin komadeks selle, aga teil siis peab olema semikoolon. Nii, kui ma tahan, nüüd oluline on ka see, et kui mul on komadega korrutamine, arvud on komadega, ehk 5,5, siis nüüd on oluline, et ma küll ütlen, et on komadega, aga ma kirjutan 5.5. Ehk komadega arvud tuleb punktiga kirjutada. Et kuna komasid kasutatakse siis väärtuste eraldamiseks, siis on oluline, et arvud tuleb kirjutada punktiga. Nii, ja paneme siia enter, saan 33. Nüüd, paneme siia roman ette mingi arvu, mida me tahame araabia numbriteks, rooma numbriteks teisendada. Näiteks paneme siia 384. Ja siit lähme siia kõrvale, võrdub roman. Ja siia võtamegi selle, klikime selle peale, kus me selle arvu kirjutasime ja paneme enter. Ja ta teisendab teile automaatselt ära. Kes tahab, võib siia ka kohe arvu kirjutada ja ta teisendab, aga siis ei ole seda arvu nii-öelda otseselt näha, vaid ta teisendabki selle kohe rooma numbriteks. Aga mina jätan niimoodi, ehk ta teisendas praegu 384 rooma numbriteks. Järgmine on ruutjuur. Paneme siia võrdub. Olete siin lahtri sees, võrdub SQRT. Ja siia võtame mingi lihtsa ruutjuurega. Võtame näiteks 16. Ehk arv 4 on arv 4 astmes 2 või ruudus on siis 16 ja teebte meil selle tagastav ruutjuure. Nüüd round funktsioon on arvu ümardamine. Paneme siia näiteks siia kõrvale lahtrisse sellise arvu nagu 2.3 4, 8, 1, 2 näiteks. Ja roundi puhul siis siia kirjutame võrdub, round ja siia sulgude sisse võtame siis selle väärtuse, mis oli arv. Võite ka siia kohe kirjutada, aga nüüd koma ja siia taha kirjutatakse mitu kohta, ma tahan peale koma ümardada. Kui ma ei kirjutaks siia midagi ja panen enter, siis ta teisendab täisarvuni ehk 3 ei anna siia järgmist juurde. Kui oleks 5, siis annaks juba
arvuks 3, aga kuna mul on 3 peale täisarvu 2, siis jääb 2 alles. Kui ma tahan näiteks, et komadega mul jääks 2 kohta peale koma, siis ma kirjutan siia raundi sulgude lõpupoole koma või siis teil semikoolon ja panen siia arvu 2. Ehk ta peaks jätma 2 kohta peale koma, aga kuna peale 4 on 8, siis ta teisendab selle 1 võrra suuremaks ja enter. Ja. Nii. Siia võrdub siis now funktsioon tagastab tänase kuupäeva koos kellaajaga. Paneme siia võrdub today, sisestab ainult kuupäeva ilma kellaajata. Ja siia ma tegin teile kuupäeva ette. Nüüd siin on ka mõnes kohas on teil niimoodi, et on päev enne ehk formaat oleks dd punkt mm ehk kuu punkt year on siis aasta. Aga mõnel kohal on punktide asemel kaldkriipsud, et seda tuleb jälgida. Mul on nimelt pandud siia niimoodi, et on päev, kuu ja aasta, aga neid funktsioone kindlasti tuleb vaadata, et mis vormingus see kuupäev on. Siin üleval on näiteks sünniajad, kuu, päev ja aasta. Et need võivad olla erinevad, aga teeme siit edasi. Võrdub day sulgudes ja võtame siit selle kuupäeva, siis ta annab mulle siit ainult päeva ja enter. Ja see on ainult 1.28. Teeme järgmine võrdub month ja siit sellest samast kuupäevast annab teile kuu ja võtame viimase aasta ka, year, sulgudes sellest kuupäevast, klikk siia peale ja enter ja annab mulle aasta ka. Nüüd, kui me tahame näiteks selle aasta, selle kuupäeva puhul aastat välja tuua, siis me võime ka 2 funktsiooni nagu üksteise sisse panna, võrdub year, sulud, today, sulud algavad, lõpevad ja siis uuesti ka sulud lõpevad, et siin tuleb topelt ja paneme enter ja annab meile tänase kuupäevaga oleva aasta. Et iga kord, kui te näiteks avate selle, siis ta peaks muutma selle kellaaja ja kuupäevaga vastavalt sellele, kui te siin selle dokumendi avate. Nii. Nüüd on selline funktsioon nagu pi, võrdub i, sulud, enter ja annab teile siit. Praegu on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kohta peale koma, aga võib anda kuni 15 kohta peale koma. Nüüd if funktsioon on selline, millega me saame tingimusi võrrelda ja teeme siit näite ka. Kirjutame siia võrdub, if, sulud algavad, teeme aktiivseks selle väärtuse, mida me tahame kontrollida, klikime siia peale, võrdub jutumärkides m, ehk kui see väärtus on m, siia tuleb peale jutumärk koma või siis teil semikoolon ja jutumärkidesse õige väärtus, siis ta tagastab meile mees. Nii, jällegi koma. Nüüd teeme teise if'i siia sisse, et kontrollida ka n-i ehk naist. Ja siin on jälle if, sulg. Nüüd seesama väärtus, klikime siia peale, võrdub, jutumärgid algavad naine, n, jutumärgid lõppevad, koma või semikoolon, jutumärgid algavad naine, jutumärgid lõppevad, koma ja kui ta ei ole m või n ehk siin on nagu p, siis vale väärtuse korral teeme jutumärgid algavad, ei ole inimene, jutumärgid lõppevad ja sulg kinni ja kuna meil on 2 if'i, siis ka teist korda sulg kinni ja paneme siit
enter. Näed. Ja ta automaatselt soovitab ka. Kui kellelgi ei soovita, lähete siia peale, lähete siia nurka, tekib plussmärk ja veate kuni viimaseni. Et selline if funktsiooniga me saame kontrollida tingimust. Kui on tõene, siis väljastab selle. Kui ei ole tõene, siis väljastab midagi muud. Nii. Näiteks, kui teil on lahtris mitu sõna ja te tahate iga sõna näiteks eraldi lahtritesse panna, siis saab kasutada selleks split funktsiooni. Võrdub, split ja esimene väärtus on see, mis sõnu me tahme nii-öelda jaotada ja siit peale koma või siis teil semikoolon ja jutumärkidesse tuleb panna, et kui mul oleks eraldatud komaga, ma paneks koma, aga kuna minul on koma ja tühik, siis ma panen koma ja tühik ja jutumärgid lõppevad ja sulud kinni, enter. Kui ma siia, teen korra lahti, siia seda tühikut ei paneks, siis oleks iga selle sõna ees ka veel tühik. Kindlasti tuleb vaadata, et kuidas need sõnad on jaotatud. Praegu on mul siis koma ja tühik, et sellepärast panimegi koma ja tühiku. Nii. Ja nüüd, kui meil on näiteks unikaalsete väärtusi vaja leida, et kui mul on, võtame siit tabelisse tagasi, et mul on, näed, eesnimed, kus on näiteks mitu Marti, mitu Airit, aga ma ei taha, et neid oleks topelt, siis ma saan kasutada unique väärtust ja siin näitena võrdub unique ja teen aktiivseks need väärtused esimesest kuni viimaseni, lasen lahti ja teen enter ja ta annab mulle ainult need unikaalsed väärtused ehk mitu korda ei ole Marti või Airit või Enet. Nii. Hästi. Lähme siia tabeli juurde tagasi ja vaatame, siit arvutame vanuse. Näiteks siin üleval, kus mul on today, lähete siia ette, panete võrdusmärgi ja enter. Ja ta arvestab meil tänase kuupäeva. Nüüd siin teine asi, kus on date if. Teeme ka siia võrdusmärgi, aga ta arvatavasti annab kohe errorit, kuna tema arvates need sünniajad, mis siin kõrval on nagu tavaline tekst, et need tuleb muuta kuupäevaks ja on üks võimalus selleks on siin, kus teil on üleval veel vorminguid, 1, 2, 3, vajutan siia peale ja kuupäev. Ta näitab küll, et see on nagu kuupäev, klikime korra veel siia, aga talle ei meeldi need, et siin on punktid. Ja selleks mul on jällegi see tekst aktiivne. Kui ei taha niimoodi tõmmata, siis lähete esimese peale, vajutate Ctrl-Shift, nool alla ja ta teeb kõik väärtused kuni lõpuni. Siin ei tohi olla tühjasid väärtuseid vahel, muidu ta ei tee lõpuni. Ehk esimene väärtus, Ctrl-Shift, nool alla. Ja siin meil on vaja asendada punktid kaldkriipsudega ja selleks vajutate Ctrl-F ja lähete siia, kus on 3 punkti, rohkem suvandeid ja siit otsite punkti ja asendate selle kaldkriipsuga ja nüüd oluline koht, kui on näiteks kõik lehed, valite siit konkreetne vahemik ja siin, kus on leht, kui teil on see tühi näiteks, siis valite siit vahemikku, lähete siia, klikite ja valite esimesest kuni viimaseni ja okei. Ja siis ta leiabki ainult need vahemikus ja kui ma panen asenda kõik valmis, siis ta muudab kõik punktid ära kaldkriipsuks. Ja nüüd arvutab ka vanuse välja. Nüüd siin, kui te olete, siis esimese selle 30 peal, siin on funktsioon taga, lähete, kas vajutate kiiresti 2 korda 1, 2 ja ta paneb teile või siis teine variant, olete siin selle peal, vajutate ja hoiate peal ja vajate lõpuni plussmärgiga. Kui pluss ei ole, siis ei tule ta õigesti välja. Nii. Ja arvutab teile vanused välja. Nüüd meil on andmed siin olemas, teeme ka mõned diagrammid. Selleks lähete siia, kus on järjekorra number, hoiate Ctrl-Shifti all, nool alla, nool paremale ja teeb teil selle tabeli aktiivseks.
Ja nüüd siin võib ka kasutada tavalist diagrammi tegemist, aga ma näitan teile natuke selle, kus on sisesta. Siin on liigendtabel, seda võimalust ka. Võtame liigendtabel. Ja liigendtabelis tavaliselt teeb siia uue lehe alla. Las olla uus leht, loo. Ja siit liigendtabeli redaktorist me saame natuke väärtuseid vaadata. Siin, kus on read, lisa. Võtame näiteks sugu. Ja siin ehk mees ja naine. Ja siin, kus on väärtused, lisa. Võtame ka sugu. Ja ta toob teile välja, et näed, mul oli 15 vastanud ja nendest mehi on 7 ja naisi 8. Kui keegi soovib protsentidena, siis siin, kus on väärtused, lisa. Võtame jälle see sama sugu. Ja ka nüüd siin teises, kus on vaikimisi, klikime ja võtame kogu summast. Ehk 100% on 15 inimest, aga siis saab jagada neid osasid ka. Et lihtsalt näitamiseks. Aga diagrammi me teeme ainult arvude kohta, kuna tavaliselt on niimoodi, kui vastanuid on vähem kui 100, siis pigem protsenti ei kasutata, aga kui on rohkem kui 100, siis saab siit kasutada neid. Nüüd siin, kus on sugu, teeme aktiivseks need pealkirjad ja mees ja N ja 7 ja 8. Ärge seda 15 kindlasti tehke, muidu diagramm ei tule välja hästi. Ja siin, kus teil on need aktiivseks tehtud, siis sisesta diagramm või siis teine variant, siit võtate sisesta diagramm. Ja kui vajutame, siis ta teeb diagrammi. Kuna see diagramm tuleb siia tabeli peale, siis tõstke ta natuke siit diagrammi kõrvale ära ja võite väiksemaks ka teha. Nüüd, kuna me võtsime pealkirjad ka, siis ta tegi siia need lisapealkirjad. Paneme esimeseks pealkirjaks, teete 2 kiiret klikki, 1, 2 ja paneme siia meeste ja naiste osakaal. Enter. Selle võtame ära siit. Mõni, kes tahab, võib panna mehi ja naisi. Või vastanute arv või mida iganes. Ja siin, kui see on tehtud, siis lähme siia alla, kus on pivot tabel 1, teeme 2 kiiret klikki ja muudame siin ka meeste ja naiste osakaal ja enter. Nii, ja nüüd siin, kus te olete, siis te saate muuta ka kujundust. Teeme 2, kuna kui on 2 varianti, siis pigem kasutatakse tulpdiagrammi. See on juba automaatselt tehtud, aga siin kõrval te saate neid tüüpe muuta ka. Aga meile sobib praegu tulpdiagramm. Nüüd lähme siia, kus on kohanda. Ja siin või siis võtame seeria. Jah, seeria. Või siis teine variant, lähete siia tulba peale, teete 2 kiiret klikki. Siit tagasi ka on seeria avatud. Siis võtame siin andmesildid, teeme siia kliki. Ta paneb teile andmeka peale. Kuna need on väiksed, siis ma tahan neid natuke suuremaks teha. Lähen siia numbri peale ja fondi suurust. Klikite ka kindlasti numbri peale. Näiteks 16. 8. Teeme natuke suuremaks. 16. Ütleme, et natuke eristada, et nad ei oleks sinist värvi. Lähme konkreetselt. Jällegi teete 2 klikki. Paneme täitevärviks näiteks punane. Ei, teeme teistpidi. Las see olla sinine ja see olla naised. Paneme näiteks punane. Kui tahate, siis saate natuke muuta ka. See on selline lihtne diagramm, tulpdiagramm, mida teha. Nüüd lähme siit tagasi selle pealehele, kus meil on andmed. Teeme siin 2 klikki ja panemegi siia pealkirjaks andmed. Et siis me teame ka. Nüüd, kui te ei taha kogu tabelit teha aktiivseks, siis konkreetselt saab teha ka ühe tulba kohta seda pivot tabelit. Ja lähme siin, kus on elukoht, veame alla ja teeme siit seesama sisesta.
liigend tabel, loo ja siis ta näitabki ainult seda väärtust, mis te aktiivseks tegite. Võtame siit elukoht, väärtused, elukoht ja toob välja ka, et näed, mitu inimest kusagil siis elab. Ja siit, kui me teeme aktiivseks, teeme ainult siit ilma pealkirjadeta Jõhvi kuni Tartu. Numbritega jällegi üldkokkuvõtet ei võta ja sisestame siit diagrammi. Tõstame ta siia poole. Hopsti. Siis ta isegi siis võtab siia automaatselt need ka. Paneme pealkirjaks 2 klikki. Elukoht. Võite sealt kustutada ka. Selle võtame üldse ära, meil ei ole vaja näiteks seda. Ja siin, kuna me juba tulpdiagrammi tegime, siis kui te ei ole diagrammi peal, lähme diagrammi peale, 2 kiiret klikki ja muudame siin, kus on seadista. Tulpdiagrammi, teeme sektordiagrammiks näiteks. Nii, muutis selle ikka ära. Võtame siit, jätame ainult elukoht. Nii, ja siin, ütleme, mulle ei meeldi, et ta kujundus natuke selline on. Võtame, kus teil on kohanda, kui te olete näiteks siin kohanda ja diagrammi laad. Ei ole see. Ei, vabandust, sektor. Ei ole sektor diagramm, vot siin. Sektor diagramm ja siin on sektori silt. Siis puudub, te saate kasutada väärtusprotsenti, aga kuna meil on vähem kui 100 vastanud, siis võtame ainult väärtuse. Et siis ta toob teile siia väärtuse välja. Korra näitan, aga pärast jätame ikka väärtuse. Et kui on väärtus ja protsent, siis võib juhtuda, et kui on mõnel näiteks väiksem see sektor, siis need numbrid kaovad ära. Et hea oleks, kui oleks kõik numbrid näha ka natuke väiksemaks. Nüüd teine asi, mulle ei meeldi, et need nimetused on siin kõrval. Siis, kui te olete kusagil mujal, lähme korra siia diagrammi peale ja teeme siit need aktiivsed või siis teine variant, lähete kohanda, legend ja siit asend on automaatne, muudame ära automaatse asendi paremale. Näete, et tuleks värvid siia kõrvale, et võib-olla on natuke parem. Nüüd läheme siia numbri peale. Siis saate ka numbreid või siis lähete diagrammi peale. Legend. Saate värve muuta, kui ei meeldi, aga ma lihtsalt võtan kohanda. Sektor diagramm. Näed, fondi sildi suurus, paneme siit natuke suuremaks. Jah, et natuke oleks näha numbreid ka paremini. Et neid diagramme siis võite teha selliseid, kuidas tahate, aga paneme siia ka pealkirja. 2 klikki siia lehe alla, elukoht näiteks. Nii. Tegime lihtsalt näiteks, et te oskaksite mõned funktsioonid ja 2 diagrammi näiteks, et rohkem täna ei jõua.